Iisraeli mõjutajad viivad laevastiku võitluse internetist välja ja merele. Kümned mõjutajad asusid täna Hertsaalias teele, korraldades aktsiooni nimega Marmara 2.0 vastu laevastiku, mille eesmärk on vaidlustada praegu Gaza poole suunduvate Palestiinat toetavate laevade sõnumit. Global Smooth Flotilla lahkus hiljuti Türgist enam kui 50 laevaga, mille korraldas Türgi IHH grupp. See on sama grupp, kes korraldas ka 2010 aasta Maavi Marmara laevastiku, mis põhjustas diplomaatilise kriisi Iisraeli ja Türgi vahel pärast seda, kui Iisraeli merevägi ründas laevastikku ja tappis mitu aktivisti. Seekord ütlevad Iisraeli korraldajad, et nad ei püüa siseneda kellegi teise vetesse. Nad püüavad võita narratiivi võitlust, kaasates mõjutajaid, kes räägivad heebrea, inglise, araabia ja türgi keeles ning kelle ühine jälgijaskond ületab 10 miljoni inimese. Üks neist on 12-aastane Iisraeli eestkõneleja Ben Rasso, kes liitub minuga nüüd. Ben, aitäh, et oled siin koos meiega i24 News Englishis. Ma mõtlen, sa oled 12-aastane ja oled juba aastaid olnud osa sellest avaliku diplomaatia võitlusest. Miks oli sinu jaoks isiklikult oluline täna sellel laevastikul osaleda? See oli minu jaoks tõesti väga oluline täna sellel laevastikul olla, sest nagu sa enne ütlesid, on seal olnud palju inimesi. Oli araablasi, oli juute, olid nii lapsed kui täiskasvanud ja seal oli palju inimesi, kes rääkisid erinevaid keeli. Ja minu jaoks oli samuti oluline esindada seal ka laste häält. Laste vaatenurgast eriti ei räägita, kuid ka meie kannatasime selle sõja tõttu. Ja ma tahtsin, et kogu maailm mõistaks ka meie vaatenurka, et me kannatasime selle sõja tõttu. Sest tead, paljud inimesed räägivad pantvangidest, aga mitte nende inimeste lastest, kes olid pantvangid. Ja minu jaoks oli väga oluline tuua ka laste hääl kuuldavale, et inimesed mõistaksid seda samuti. Ja tead, me tulime palju aktiviste koos ühe laevastikuga, et näidata maailmale, et need laevastikud, mis välja tulevad, need on terror. See on terroriorganisatsioon, IHH. Ja erinevus meie laeva ja nende laeva vahel on see, et meie laev on rahulaev. Nagu ma varem ütlesin, juudid, araablased, lapsed, täiskasvanud, samuti hispaanlased, türklased, kõik oleme koos. Ja me tuleme kokku sama sõnumiga, et see on terroriorganisatsioon, kuid me jääme tugevaks ja oleme Iisraeli poolel. Ja me võitleme valeuudiste ja antisemitismi vastu. Oluline sõnum, mida jagada. Nüüd, Palestiina-meelsed flotillid, nemad ütlevad, et nad püüavad juhtida tähelepanu Gazale. Millist sõnumit püüate neile ja veebis vaatavatele inimestele tagasi saata? No, alustame kõigepealt. Nagu me nägime juba mõne varasema laevastiku puhul, ei too nad toitu ega abi ja mitte ka praegu. Muide, iga päev siseneb Gazasse 600 veokit toidu ja abiga, aga Hamas ei anna seda palestiinlastele. Ta müüb seda kõrgema hinnaga ja kasutab seda raha, et kahjustada Iisraeli ühiskonda. Ja nagu me siin näeme, on see lihtsalt propaganda, kui nad tulevad. Ja see on selleks, et võidelda Iisraeli vastu antisemitismiga. Ja me tulime kõik koos aktivistidena, et näidata maailmale tõde selle flotilli kohta. Teie Iisraeli flotilli nimetati Marmara 2.0-ks, viidates ka ühele kõige vastuolulisemale hetkele Iisraeli ja Türgi suhetes. Miks otsustasite seda nime kasutada? Ma arvan, et see peakski nii olema. Me aktivistid ütlesime ühiselt, et see on Marmara vastu. Ja seetõttu kasutasimegi seda, teate küll, see on selle vastu. Ja teate, sellel oli veel üks nimi, rahuflotill, sest me olime kõik koos ja tahtsime lihtsalt rahu. Sina ja teised mõjutajad jõuate koos miljonite jälgijateni. Kas sa tunned, et sotsiaalmeedia võib muuta seda, kuidas inimesed Iisraeli mõistavad? Või on see narratiiv juba nii polariseerunud?
Nagu me ka näeme, paljud teismelised ja paljud inimesed üle maailma usuvad, et see, mida nad sotsiaalmeedias näevad, ongi tõde. Seega on väga oluline, et paljud meiesugused inimesed räägiksid ja jagaksid tõde ja ma kutsun kõiki üles seda tegema. Ja see on oluline, sest paljud inimesed usuvad sotsiaalmeedias toimuvat, usuvad valeuudiseid ja usuvad antisemiitlikke väiteid. Seega on tõesti oluline selle vastu võidelda, eriti sotsiaalmeedias. Väga oluline ja imeline, et see tuleb nii noorelt inimeselt nagu sina. Ben, aitäh, et olid täna meiega i24 News Englishis ja jagasid oma sõnumit. Aitäh!